Aasta lõpus esietendub Tartus lavastus Hingede öö ja millega täpsemalt tegu on, mis etendusega tegemist on tulnud meile täna hommikul rääkima Henri Kriin ja Joosep Susi. Tere hommikust teile! Tere hommikust! Hingede öö ja siin on kirjas ka, et lavastus ühele vaatajale korraga, see tekitab minust tõsiseid küsimärke. Nojah, võib tekitada küll, tõtt-öelda, kui ma olen rääkinud paljude teatrisõpradega, võib-olla mitte niivõrd teatriga sina peal inimestega, siis eks paljudele tekib ja paljudel tekib ka selline võib-olla isegi kerge hirm, et mis on ruumirännak üldse ja mis on osalusteater, aga võib-olla selline algimpulss oli seotud just nimelt Karl Ristikivi enda ütleme siis klassikaga, Hingede ööga, romaaniga aastast 53, mida on peetud ka selliseks romaaniks, mida ei ole võimalik teatrikeelde tõlkida, mida ei ole võimalik lavale tuua. Ja kui ma juba tegelikult 10 aastat tagasi ühe oma hea sõbraga rääkisin, siis tekkis selline mõte, et just osalusteatri vormis, kus üks inimene ongi peategelane, võiks olla selline ideaalne viis, kuidas siis nii-öelda teoreetiline probleem, kuidas Hingede öö tuua lavale, lahendada. Kes on need näitlejad, kes on need inimesed, kes kaasa löövad etenduses? No tegelikult on neid inimesi, nojah, ühesõnaga kaasategijaid on palju, siin on labürintteater, on olemas Must kast ja kindlasti meile toeks on väga palju vabatahtlikke. Neid on siin praegu juba vähemasti 2-30 inimest, kes on heast tahtsest meil appi tulnud ja kindlasti selliseks tugevaks toeks meil on Tartu Uusteater, nii et neid inimesi, kes üht või teistpidi on projektiga seotud, on väga palju. Kus see etendus toimub? No kuna Karl Ristikivi enda jaoks on muidugi Tartu enne pagulasperioodi väga olulisel kohal, siis mõistagi Tartus ja sellises ajaloolises kohas nagu Tartu Ülikooli muuseumis ehk siis Toomkirikus ja kuna tegemist on sellise ruumirännakuga, kus peategelane käib erinevaid ruume mööda ja kohtub romaanist tuttavate stseenidega, tegelastega, siis võiks öelda, et kogu Toomkirik on hõlmatud siis selle lavastusega. Räägime nüüd täpsemalt, kuidas see asi välja näeb. Etendused praegu on toodud 27, 28, 29, 30, 31 detsember, 1., 5., 6., 7. ja 11. jaanuar. Ja ühele inimesele ma kujutan ette, et väga palju inimesi seda lavastust ei näe. Tegelikult me anname lausa 400 etendust, kui mitte 420. Et see kogus on võrdlemisi väike, aga meie puhul on see tavaline, et meie läheneme lihtsalt nii isiklik, nii me kohtume selle inimesega põhimõtteliselt silmast silma. Sellepärast, see ei ole nii-öelda tavaline saalitäis rahvast. Me lihtsalt pakime ühe õhtu sisse nii palju inimesi kui võimalik, aga igaühele siiski teeme tema oma etenduse. Et seal on nagu see tehniline nõks. Et siin ei ole lugu nii, et tavaliselt etendused algavad õhtul kell 7, et inimesed tulevad teatrisse, enne teatrit väike kook ja kohvi. Ei no, kook ja kohvi võib ikka juua enne lavastust või enne etendust, aga tõepoolest praegu saab vastu juba pileteid ja pileteid saab kosta erinevatele kuupäevadele, erinevatele kellaaegadele, mis tähendab, et tõesti me lepime inimesega personaalselt kokku, kunas see täpselt ja mis punktis algab ja iga 6 minuti tagant, kui väga täpseks minna, on siis nii-öelda uus aeg, ehk siis 6 minuti kaupa hakatakse siis inimesi nii-öelda Hingede öö ruumi sisse laskma. Aga kui ma tulen kaaslasega, kas siis on nii, et mind lahutatakse minu kaaslasest? Ilmtingimata lahutatakse, jah. Et eks kahekesi koos ei ole võimalik minna, ma arvan, et see rikuks ära kogu selle kontseptsiooni. Ehk siis kui Hingede öö romaani on peetud selliseks mäluruumiks, kus peategelane satub enda mälestustesse, siis seal ikkagi oleks paslik jalutada ringi üksi. Kas on juba esimesed sellised nii-öelda katsed ka ära toimud, et kuidas nii-öelda tavainimesele selline teatrikogemus mõjub? Esimesed katsed tulevad, mida me kutsume avalikud peaproovid, see on esimene on juba 11. detsembril. Et siis ma arvan, me saame alles nii-öelda
päriselt teada, mis inimene tänavalt nii edasist arvab, kuigi noh, et kes sinna on nõus olnud tulema, eks nad ilmselt ka juba teavad midagi ette või on natuke valmistunud, et mis see osalusteater või mis see nii-öelda liikuv teater endast kujutab, aga meie jah, praegu veel ei tea, et siis saame teada. Aga ilmselgelt me üritame selliseid pingeid maandada, et inimene, kes tuleb siis sinna hingetöö lavastusele või etendusele, et ma arvan, et väga palju ei peaks muretsema. Ehk siis me oleme hankinud ja hankimaas ka inimesi, kes on väga skeptilised kogu sellise formaadi või sellise teatri tegemise viisi vastu, ehk siis nad saaksid juba enne esietendust öelda kõik oma kriitilised noodid ja me kindlasti võtame need arvesse. Et jah. Kui te ütlesid, et inimesed, kes tulevad teie teatrit vaatama, et on tõenäoliselt juba kursis, mis seal toimuma hakkab, et kas ma peaksin ennast kurssi viima? No ma lihtsalt väidan seda selle põhjal, et kuna me ütleme, ei ole just nii kuulsad, et kõik teaksid, kes ja mis me oleme ja kuidas me teeme, et siis on mingisugused inimesed, kes on meid juba käinud külas meil ja ma arvan, et nemad tulevad uuesti, sest et me oleme neid nagu korduvalt näinud, et selles mõttes nemad on kursis. Aga kui nüüd tuleb keegi, kes ei ole üldse millegagi kursis, siis me oleme asja ikkagi enda arvates niimoodi ette valmistanud, et mingisugust ehmatust või šokki ei tohiks tulla, et ma arvan, et see on siis lihtsalt selline teistsugune teatrikogemus, mis on värskendav. Ja võib-olla tõesti, et kui ikkagi tulla sellise teadmisega, et ma istun maha saali ja saan rahulikult ühe koha peal istudes vaadata ühte etendust, et võib-olla see on võib-olla natukene vale tulemisstrateegia, et ütleme selline kerge arusaam, et seal toimub midagi teistsugust, võiks ikkagi olla, jah? Kui kaua üks etendus kestab? Üks etendus kestab umbes nii kaua, nagu paavst pidi ootama Putinit, kes läks siis oma patudest ette kandma. Hea küll. Nii, see on uurige siis järgi. Huvitav kellaaeg selline, huvitav ajamõõt. Kus saab lisainformatsiooni etenduse kohta ja kus on piletid saadaval? Lisainfo on Uue teatri kodulehel ja seal on vast ka viide siis G9 kodulehele või tegelikult võib minna ka G9 kodulehele ja seal on viide Uue teatri kodulehele. Et pileteid haldab Uue teatri keskkond ja ma arvan, et seal nad vist praegu ainult müügis ongi. Jah, kes tahab lisainformatsiooni, Uue teatri koduleheküljel on täpne ka kirjeldus, mis hakkab toimima, mismoodi see formaat välja näeb ja mida tehakse ja seal saab osta pileteid, jah. Suur aitäh tulemast ja juba 27. detsembril esietendus Hingetöö. Tundub väga põnev teema, minge kindlasti vaatama.